era tu lady, pero ha pasado el tiempo y tú te olvidaste de mí. Oh baby, yo era tu lady, pero las cosas cambian, ya no me importa más. Taha nüüd ette. Taha. Kust tulid? 22. juulil algas siis meil Pumdikläpp suvelaager. Algas meil siis kogunemisega ja peale seda oli meil kohe lõuna. Peale mida me saime minna kohe ujuma, sest et ilm oli mega soe. Siin me vaikselt valmistusime Sämmi tulekuks, sest et meile tuli külla Sämm laagridiskot tegema ja hiljem me saime temaga ka niisama vestelda ja autogrammi küsida. Tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! Teisel päeval algas meil hommik hommikusöögi ja hommikuvõimlemisega, peale mida meil oli kohe üks valiktegevus, kus lapsed said valida kas ratsutamise või meigikoolituse vahel. Mina läksin siis poole kambaga ratsutama ja teised jäid parvemajadesse meigikoolitusele, mida viis läbi Kätri Laak ja ta tõi kõigile osalejatele ka jumalägeda kingituse. Nii et kui sa oled mõelnud meigikoolitusele või kuhugile meiki minna, siis soovitan väga. Aga siin me juba lähme platsi peale. Saime ühe korraliku trenni, mina tulin hetkeks maha puhkama, sest mul ei ole hobusel sadulad, sest mul olid lühikesed püksid ja siin me läheme juba vette nendega. Ja mainin ära, et mul on varasem ratsutamise kogemus, aga ma ei ole mitu aastat käinud hobuse seljas, välja arvatud siis eelmine aasta, kui ma käisin samuti laagriga seoses. Siin me juba jõudsime uuesti laagripaika, hüppasime vette ja siis meil oli lõuna ja läksime kanuudega matkama. Peale kanuu matka oli meil nerfilahing, kus alguses oli meil mitu tiimi üksteise vastu ja pärast bossid versus lapsed, kus üle 20 lapse oli siis nii-öelda bosside vastu ehk kasvatajate vastu ja mulle see täiega meeldis. See oli nii äge, nii sõjakas, aga samas nii tore. Siin me juba alustasime Parovisiooniga, kus lastel oli ülesanne parodeerida Eurovisiooni lugusi. See oli ka minu üks lemmikhetkedest, sest et lapsed võtsid seda väga tõsiselt ja meie kui bossid andsime neile hindeid ja hiljem selgitasime välja meie lemmikud ja võitjad. Kõige rongem! Virtel 3! Me pole narkomaanid, pole midagi teinud. Kleidid täies seljas on prügikasti leid. Politsei kroonika ja suvilas on räid. Ainus kott, mis näha täis, pandi pudeleid. Sa huumene ja kuulamene, ase kott ja... Peale Parovisiooni oli meil laagrileke, kus grillisime vahukomme. Veel enne seda saime käia ka saunas ja ujumas. Lapsed nautisid seda ülimalt. Järgmisel hommikul algas meil tubade kontroll. No nii, hakkame siis tubasi kontrollima. Kõik see meeskond enda tubadesse. Rivistume. Niimoodi.
mis asi see siin on? Need on minu riided. Miks te poodi alla? Sest nad on kotist välja tulnud. Sööma! Kõik on olnud ülitublid. 3. päeval oli meil siis vesirattad, meil olid supplauad, siis me saime jällegi saunas käia, vees hullata. Ja nagu ka eelmisel aastal, siis meil toimusid jälle mullipallidega erinevad mängud. Sellel aastal ma ise küll järgi ei proovinud, aga eelmisel aastal küll. Ja siis viimaseks õhtuks oli meil tellitud ka 2 tunnisauna, nii et meil oli ülitore olemine ja mul on nii hea meel, et meil sai kokku niivõrd äge kamp. Ja sellel õhtul veel vaatasime laste tungival soovil minu vloge, mis oli ka omakorda kogemus. Tuli välja, et enamus lapsi vaatab mu vloge ja ootavad pikisilmi uut vlogi igal nädalal. Ma praegu ma teen igas kohas, kui ma pildi vaata, mis on uus kontis, ma uusin ta kodu välja. Soe ka või? Siin on sita. Ma ei neid toas. Vaat siia poja. Tšau, kallis. Kuule, gängsta. Preven, ütle, ma olen gängsta. See on rosinataga. Jah. Tere, kallis vlog. Ma ei ole teiega mitu päeva rääkinud. Ma olen vahepeal jõudnud koju ja küll ma selles suvelaagris ka natukene räägin, mis toimus ja värki klippe on mul omajagu. Praegu me hakkame proovima Mehhiko staffi, mis Adela meile tõi. Ja mina tean väga hästi, millega tegu. Mehhikos alguses, kui ma läksin Mehhikosse esimest korda 2017, siis ma vihkasin seda alguses, aga lõpuks ma tõin neid Eestisse kaasa ja ma täiega sõin neid. Põhimõtteliselt see on selline plögi lihtsalt, aga siin on nagu tšillipulbrid sees värki. See on soolane. Soolane ja magus. Ei ole hea, aine. Isku pikk keel sulle. Mulle endiselt meeldib. Mehhiklastel on millegipärast kombeks igale poole pannud mingi tšillit ja tšillipulbrid sisse. Kaasa arvatud ka kommidesse ja šokolaadidesse ja puuviljade peale ja näiteks õludele klaasi äärde. Pannakse. Ja soola ja siis seda tšillipulbrit niimoodi. Igale poole. Tervitused Lokilambalt isiklikult, käes on juba reede ja peetud on suvelaager. Adela käis juba ära ja ta juba läks ära. Ja täna on siis siuke esimene puhkepäev, sest et eile sai suvelaager läbi ja siis meil oli nii-öelda siukene väljakolimise moment. Ja mul kodus oli vahepeal selline nagu reaalselt nagu prügimäel oleks elanud, sest et nii palju kotte erinevaid oli ja eile ma tegelesin kõige selle lahti sorteerimisega. Täna panin ka viimased asjad ära ja nüüd on siin enam-vähem okei. Lihtsalt mõned asjad on veel ära vaja viia ja siis ongi nagu olemas. Nii et selleks aastaks siis sellega ühel pool. Suvelaager läks ülihästi. Mõned viperdused. Üks suurem mure. Ma ei tea, kas ma praegu tahan sellest rääkida, võib-olla hiljem. Aga
nagu laagri koha pealt läks ülihästi. Eks ikka ajakavas tuli mõningaid ootamatusi ette, aga õnneks me saime kõik nagu ümber planeeritud, mitte midagi hullu ei olnud. Ja no tõesti kõik läks hästi. Ja Adela siis nagu ma ütlesin, tuli laupäeval. Käisime Tallinnas, see oli siis eelmine vlog, kui ma näitasin. Pühapäeval me käisime supitamas. Esmaspäeval ja teisipäeval ta oli siis meiega laagris kaasas, tegi meiega kõiki neid asju kaasa. Ja oi, kuidas ma nutsin, kui ta ära läks. Teate, mu süda lihtsalt murdus, ma ei tea. Ma nägin teda 8 kuud tagasi, kui me Mehhikos käisime. Vihkan hüvasti ette ja me mõlemad lihtsalt niimoodi tönnasime. Nutsime nii, et silmad peast põhimõtteliselt. Juba igatsen teda täiega. Teeks tranjuade. Nii et nii tore oli. Ma ei tea, ma tunnen, et ma hakkan nii ära väsima. Praegu ma vaatan enda Mehhiko seriaale. Lootuse maa TV3 Lifeilt, kes tahab vaadata, kelle meeldivad seepikad, soovitan. Praegu mul oleks vaja koertega ära käia, mul oleks vaja poes ära käia. Mul oleks vaja pesu kuivama panna ja ma kohe näitan teile ühte asja ka. Okei, ma panin teid vahepeal siia niimoodi, et te näeksite mind paremini. Ühesõnaga jah, ma tellisin sellise laundry sheets. 60 tükki on sees ja nad on siis sellised nagu lehed, pesulehed või nii hea lõhnaga selline meretulelõhn või üks peaks olema Ocean Breeze. Ja ma juba tegin ühe pesu ka nendega. Ma nuusutasin ja ülihea lõhn tõesti. Nagu ma ei tea, kas ma peaksin seda pesu pehmendajat ja seda loputusvahendit ka panema, sest et see nagu tapab veid seda lõhna, aga kui seda nuusutada, see on nii hea lõhn, aga ma reaalselt ma tahaksin, et mu pesu niimoodi lõhnaks, see on nii mõnus. Ja siis ma tellisin sealt samast sellised öko-õõdepesu tabletid. Ma olen kuulnud neist väga head, et need pidid jätma nõud hästi hea lõhnaga ja puhtad, nii et ma proovin selle ära. Äkki sobib meile. Aide, teeme süüa või teha? Teha. Teha või? Süüa ka või? No nii, tšau. Oh my god. Nende juustega lihtsalt ei anna mitte midagi teha, ma olen praegu pessu. Igatahes täna on siis juba laupäev. 26 või? Jah, 26. Preven ja Talis on praegu teises toas, vaatavad olümpiaid. Ja mina, ühesõnaga käin pesemas ära, teen ennast natukenegi korda, siis mul on vaja veel Raplas paari asja järgi käia, et tort ära kaunistada ja siis ma olengi valmis. Nii et ma ei tea, ema ütles, et 3-4 võiks juba nagu sinna minna. Nii et aega mul ei olegi. Aga ma käin praegu pesus. Siis panen ennast valmis ja lähengi. Valmis saanud ja ma olen ammu hiljaks jäänud, sest kell 3 oli neil nagu mingi kogunemine. Ma ei tea, miks nii vara, Emma, why. Aga ma vähemalt jõuan mingi natuke peale 6 kohal, nii et 3 tundi hiljaks jäänud. See olen nii mina. Ühesõnaga ma nüüd panen Kehra poole ajama. Tort on mul taga. Loodan sellega midagi juhtu. Ma panin praegu külma huugama siin, et tõmmu täitsa ära ei sulaks.
nii et let's go. Mul on suht kiire ja näeme äkki peol. Ma ei tea, kas ma julgen seal filmida, võib-olla. Kui ei, siis ei. Kui ja, siis ja. First things first. Loodan, et ma endale peale ja. See on nii hea, päriselt ka ebareaalne, kas ma oleks võitnud või? Kahju, et see muidugi läbi sai. Nope. Let's go. This song, your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under. You and me belong together like cold iced tea and warm weather. We'll lay out late underneath the pines and we still have fun when the sun won't shine. You and me belong together all the time. Oh my goodness. Ma tulin korraks autosse ja siis läksin emma tordile topperit tooma ja järsku hakkas selline padukas tulema ja emma tuli mulle praegu selle vihmavarjuga vastu. Õnne sulle, palju õnne, kallis emma. Tere kaunist hommikut kõigile, käes on pühapäev ja 28. juuli. Ma alles mäletan, kui ma ütlesin, et juuli algus on käes ja nüüd on käes juba juuli lõpp. Ma juba tean, et see august läheb täpselt sama kiiresti. Ega mingi pikka pidu ei olegi, kohe on suvepuhkus läbi. Ma tunnen, et seda suvepuhkus nagu polegi eksisteerinud, sest et mul kogu aeg on olnud vaja mingeid asju ajada ja korraldada ja organiseerida. Nii et polegi nagu puhanud. August on ka selline kuu, kus ma ei saa puhata, sest et siis hakkab suurem ettevalmistus uueks hooajaks. Ja 2 kuud ma ei ole ühtegi kava mõelnud. Ma ei ole üldse koreoga tegelenud. Ja see tähendab seda, et ma augustikuus pean täiega hagu andma. Et ma ei tea, mul oleks vaja ilmselt mingi 7 kava ette valmistada. Ja hea oleks, kui need oleks ka nagu lõpuni mõeldud, aga ma täna juba proovisin natuke alustada. Pole kuidagi õnnestunud, lihtsalt mõni päev on selline, kui lihtsalt ei tule reaalselt nagu, see on siuke tunne nagu ma ei oskagi tantsida. Siis on lihtsalt selline tunne, et nagu pea on tühi, ühtegi head mõtet ei tule, mitte midagi ei sobi, ei fiili muusikat. Nii põhimõtteliselt selliseid loomepäevi tuleb täiega ära kasutada ja ma loodan, et mul nüüd augustikuus tuleb neid omajagu. Vot. Nii et mul polegi. Täna pühapäev, nagu öeldud, hommik oli väga aeglane. See oli tore, Preveniga magasime 10:30, sest et mina käisin eile emma sünnipäeval. Ma oleksin tahtnud jõuda ka Aleksandra sünnipäevale. Aga kuna ma läks emma juures hästi pikalt, siis ma sinna ei jõudnudki. Sorry, Ellu. Aga ma vaatan, äkki ma jõuan täna korra läbigi minna. Äkki võtan keeliga kaasa. Praegu on küll siuke tunne, et ei jaksa mitte midagi teha. Olime just Preveniga seal Batuudi juures, tal olid siin sõbrad. Vaata praegu läks Talisega korraks alla, võitis Naanaga kaasa, läksin marju korjama. Aga mina tunnen ennast täna nagu
ma ei tea kellena, laibana. Tšauki, mina tagasi. Mul sai vahepeal riided kujuma pandud, uus pesupesema, tolmuimejaga tõmmatud nõude pesumasinast välja võtta, uue tasemele panna, Preveni voodi pesu ära vahetada, pesema panna ja veel siin nipet-näpet. Nüüd on hea olla. Mul täiega meeldib, kui kodu on puhas, siis on kohe kuidagi rahulikum olla. Nii et ilmselt teen ikkagi selle supi asja ära, ehk siis mul on külmkapis seljanka põhja, nii et täna siis äkki sööme seljankat ja kasutangi siis seda võimalust, hakkan praegu uut vlogi editima, pluss ma peaksin veel suvelaagri reelsi ära tegema, nii et jah. Uskoon. Või kellega? Tahad veel või? Ja üks oli 3 eurot, teine oli 2,50, miks mitte osta? Lebo siis. Ja nägu! Hea tööd või? Ja tööd. Tšau! Tšau, mina editija Kristiina siinpool. Editin 8. vlogi, mis juba on järelikult sinuni jõudnud. Ühesõnaga olen editimisega lõpule jõudnud, aga avastasin, et ma ei ole nii-öelda otsi kokku tõmmanud, nii et tõmbame siinkohalt otsad kokku. Siis on sellele vlogi ka üles ja olen tagasi lainel, sest et ma nüüd eelmine nädal selle suvelaagri eelse nädalaga siis jäin natuke maha, sest et me ei jõudnud lihtsalt kuidagi seda videot valmis. Ja nüüd, kui ma selle üles panen, siis ma olen jälle omadega reel, nii et good. Aga okei, siis follow mind, subscribe'i mind, pane like ja näeme sinuga uuel nädalal uues vlogis. Tšau!